Täna ärkasime kuskil 5 paika üles ja siis tõmbasin siia Toilasse kohale. Põhimõtteliselt mõtlesin, et lähen üksi kolli, aga siis paar sõpra vähemalt ikka tulid. Ja sain rahuliku trenni teha. Ja ma arvan, et päev kulgeb suhteliselt normaalselt, et veits vihma tibutab ja rajal ikkagi natuke soont on, niisugune vanakooli rada. Ja ma arvan, et väga normaalne trennipäev tuleb ikka täna. Ma panin kraavi. Ma panin otsuse kraavi sinna, kukkusin sisse ja siis ma sain sikli peale ja siis ma uksin nagu full sisse. Esimene sõit panin stardis räigelt pauku. Niimoodi, et üks vend pani mulle külje pealt räigelt sisse ja siis tegi nuperkuuti. Väga mõnus oli. Ja kuidas sõit ise läks? No tulin viimasel kohal 3. ja muidu oli hästi. põhimõtteliselt umbes lõuna siis kõrgemad isikud otsustasid, et Kastamäe siis võits rada.
ja siis tulid suured pilved ja rada läks väga mudaseks. Esimene sõit oli veits tibutas, aga rada väga mudal ei olnud. See oli enam-vähem hea. Tuli hea treeningmoto. Ja siis essa ja teise sõidu vahel hakkas väga padukad tulema. Ja siis läks öelda, et mitte kuskil ei olnud pidamist. Ja niimoodi lippadi-loppadi mäest üles ja alla. Ja kokkuvõttes oli, ma arvan, normaalne päev. Mis teise sõidu keskel juhtus? No ma seal panin igale poole võssa ja välja ja no, ei suutnud sõita nii-öelda, ütleme nii. Päris hästi. Kuidas tänase päeva kokku võtad? Läks sujuvalt selles mõttes, et arvestades, mis ilmateade enne lubas, siis saime väga hea raja peal sõita, et kuigi natukene märg oli, siis kunagi ei tea, millal suurematel võistlustel selline rada ette tuleb, nii et alati on, nagu treeningu mõttes on ülihea ja selles mõttes mõlemast sõidust tuli võit ja väga super. Jäid päevaga rahule? Jaa, ma just kõige rohkem jäingi sellega, et tingimused on keerulised, et tavaliselt trennis, kui vihma sajab, siis ikkagi natukene kahtled, ei taha rajale minna, aga vahepeal tuleb minna, et just selliste tingimustega harjuda ja kui ongi kuskil suurematel võistlustel tuleb ette, siis ei ehmu ära ja oskad ikkagi seda radaga sõita. Mis siis plaan siit edasi? Nüüd on meil natukene paus, siin 3 nädala pärast algab või jätkub MM-i sari meil Lätis ja siis Leedus kohe nädal hiljem, et paar nädalat saab natukene treenida, ilmselt lähen Lätiga trenni, et seda rada natuke harjutada.